Aitäh kutsumast, head kuulajad, ma pean kõigepealt hoiatama, et mulle pandi sellised päitsed pähe. Need on mul esimest korda sellised ja ma küsisin, kas peab panema, öeldi, et siis on teil parem, käed on vabad. Aga kuna ma ei oska oma kätega midagi peale hakata, siis hoidke alt igaks juhuks võib-olla ettekande jooksul käed jäävad tähelepanuta, libisevad tasku või veel hullem, tekitavad mingit vägivalda, ma ei taha öelda, kuigi kunstis on ju igasuguseid momente ja põhimõtteliselt filmikunstis ka ja vägivallast on saanud eraldi žanr. Aga kindlasti me jääme lubatud piiresse, sest lõpuks minule meeldib väga härra rektori etteaste ja see kujund, mida ta tõi, mina olen püüdnud alati selgitada, et minu must südametunnistus võib olla samal ajal ka puhas. Jah, me kindlasti ei räägiks Pallase nimest kõrgemale kunstikoolile ehk siis, kui meil ei oleks kogemust ja kui see õppeasutus ei oleks juba tükk aega töötanud. Selle tõttu on mõtet tagasi vaadata natukene aega, mil ja mis põhjustel kõrgem kunstikool Tartusse nüüd uuel ajal tuli. Jah, selleks oli vaja valitsuse otsust, sest nüüdsel ajal, mitte sellel ajal, millest härra Lillemets rääkis, aga nüüdsel ajal on vaja kõike formaliseerida ja on teatud formaadid, millesse üks kool peab ära mahtuma. Krista Roosi teab seda aega väga hästi ja oli palju takistusi ka tema teel, kes ta võitles selle eest, et kõrgem kunstiharidus või kõrgem kool saaks olla ja kõigi teiste teel, kes sellega tegelesid, sest alati leiti formaalne põhjus, miks kõrgem kunstiharidus ei ole nii lihtne sisse viia Tartus, sest meil on ülikoolid, ülikool see kindlasti ei ole. Siis on meil rakenduskõrgkoolid, see ei saa ka kindlasti olla, vähemalt mitte kutsekooliga koos, sest seadus ei näinud ette, et kutsekool ja rakenduskõrgharidus saaks olla ühes institutsioonis. Ja küllap neid põhjendusi oli teisigi. Lõpuks selle taga muidugi ka usk, et kas kahes kohas Eestis kõrgemat kunstiharidust on, mitte võib-olla isegi võimalik, aga kas on mõtet pakkuda. Nii et skeptikuid oli nii pealinnas, skeptikuid oli Tartus. Ja miks mul oli motiiv aidata kaasa just kõrgema kunstihariduse tulekule Tartusse, muide see pole mitte ainult ühekordne, vaid samal ajal käis tegevus selle nimel, et Tartu Ülikoolis ka kõrghariduse tasemel maaliharidus oleks sees. Ja paljude meelest oli see ka siis juba piisav, miks siis veel kõrgem kunstikool eraldi võttes. Siis tegelikult jällegi eelmistes ettekannetes on motiivid kõlanud. Mina jälle leidsin oma moto sellest, et ma olen Tallinna poiss. Ja sattusin siia Tartusse. Ja minu jaoks oli see Tartu terve universum. Ettekujutus, et Eesti ei suuda kahes kohas midagi suurt teha või ettekujutus, et ressurssi ei jätku või et kõik peakski olema selleks, et ressursse paremini kuhugi akumuleerida või kuskil ära kasutada ainult ühes kohas. See mind ei peatanud või pärssinud, sellepärast et mulle tundus vägagi, et Tartu on omaette nähtus ja tundus ka see, et Eesti peab olema tasakaalus ja see tasakaalustus on Eesti õnneks läbi selle 100 aasta ja natukene ka varem hakkas see. Tegelikult toimunud seda vabariiki koos ja sellisel tasemel, et me paljudel elualadel oleme päris hästi arenenud. Ja ütleme ausalt, sõja ajal
ja peale sõda, ma räägin nüüd viimasest suurest sõjast, oli liiga palju, liiga järsult Tartust välja viidud ja see tasakaal Eestis oli kadumas või kaduma läinud. Aga kuna skeptikuid oli ja seal taga oli ka pisut niisugust poliitilist arvestust, et kes millega tegeleb, siis tuli tegutseda kohe, kui mingi võimaluste pilu tekkis. Ja võimaluste hetk tekkiski tegelikult 2000. aastal selleks, et Tartu kõrgem kunstikool luua, tuli tegutseda väga kiiresti, sest õppeaasta alguseks või algusest teatud ajaperiood peavad olema otsused langetatud. Mida vähem hõõrdumisi ja probleeme sellega, seda parem, selle tõttu nime küsimust me siis, kuigi see Pallase teema oli väga tublisti õhusta juba siis, aga nime küsimuse ma võtsin maha, kuna kunstiühing Pallas ei olnud sugugi mitte sellel seisukohal, et kohe kutsekoolist teha Pallas, sest oli palju kõhklusi. Oli kõigile selge, on ka praegu selge, et see pole päris see Pallas, millest me ajaloo mõttes räägime. Ja tollal oli neid kõhklusi veelgi rohkem. Ja selle tõttu võimalikud suured vaidlused tuli maha võtta, sest niikuinii ei olnud päris kindel, et see valitsuses väga libedasti läbi läheb. Ma tänan Signe Kivit toetuse eest, kes oli ka tollase valitsuse liige. Ja otsuste tegemisel tekkis ka teatav segadus. Vabandan Tartu kunstikooli ees, sest tollases mõttes ikkagi tähendas see ütleme siis niisugust ebakindlat olekut kutsekooli tasemel kunstihariduse osas, sest me kasvatasime tegelikult ühe kooli teiseks üle ja läks löögi alla teatud hetkeks kutsekooli jätkamine niisugusel kujul, aga oli selge, et lahendus sellele leitakse ja praegu on suurepärane lahendus olemas, mõlemad õppeasutused eksisteerivad mõnusalt. Järgmine formaalne samm tuli leida rektor. Rektor peab niikuinii olema, aga formaalsus selles valdkonnas oli kindlasti see, et ta pidi olema teaduskraadiga rakenduskõrghariduse seaduse mõttes. Ja võib-olla sümboolne, aga Ants Juskele rääkisin ma augu pähe Kuku klubist Tallinnas. Nii et see kool, see kõrgem kunstikool sai stardi ja minul kui nõunikukogu esimehel nüüd on hea meel olnud märgata, et kõik see töö on kandnud ka taseme mõttes vilja. Jah, jällegi, rakenduslikus mõttes on sarnasusi Pallasega, sest kõik see, mis omal ajal oli, mida sisse õpiti, seda suudeti ka elus rakendada, kes oma leivatööks, kes mitte, kes sai vähe leiba, see selleks. Võib-olla ellusuhtumised on muutunud. Samas võib-olla pühendumust, nagu juttu oli tollal rohkem ja praegu on hariduse teelt, lähen õppeasutusest läbi ja hakkan elama mingit muud elu, ühenduskooliga, mingi koolkonnaga kaob. Need asjad on erinevad, aga Tartu kõrgem kunstikool on populaarne õppurite hulgas ja võib öelda ka tööandjate hulgas, seda ma olen märganud ka ise tööandjana. Teie kooli vilistlased on laiema haardega ja samas ka praktilise meelega, nii et ka teiste valdkondade tööandjad on rahul. Et ma usun, kui me selle formaadi nihke üle elame ja ei otsi Tartu kõrgemast kunstikoolist otse seda omaaegset Pallast, siis Pallase nime võtmine tähendades
kõrgema kunstihariduse järjepidevus Tartus on siiski igati õigustatud. Ma usun, et sellest ei tasu ära kohkuda. Järjepidevus ka Eesti Vabariigis praegu on ju tinglik. Ega Eesti Vabariigi asutajad 100 aasta eest võib-olla ehmataksid ära, kui nad tutvuksid meie praeguse kas bürokraatiaga või mõnegi lahendusega elus ja nii edasi. See ei ole tegelikult üks-ühele võrreldav, aga järjepidevusel on palju muidki väärtusi. Järjepidevus on väärtus iseenesest ja annab põhilise tuuma hoidmiseks argumendi. Ja seda, et kõrgem kunstiharidus Tartus hariduskeskuses võiks olla vääristatud ja laiendatud ja kokkupuutes ka teiste teadustega omamoodi, teiste võimalustega, avaramate võimalustega. Selles me oleme ju tegelikult kõik kinni ja võiks jätkuda kõrgema kunstihariduse mõttes ja seega järjepidevus on tagatud. Ja nime võtmisel ei tohiks meid ehmatada ka võib-olla see, et hotell Pallas on olemas, sellepärast et ka hotell Tartu on olemas, aga sellepärast ei pea Tartu linnavalitsust ära ehmatama ja Tartu linna ümber hakkama nimetama. Nii et ma soovin tegijatele, kellel on innukust, te näete, selline konverents on korraldatud käesoleval aastal. Ei mallatud ära oodata järgmist aastat, kui oleks saanud teha Pallas 100. Oli vaja praegu ära teha. Järelikult innukust on. Et saaks Pallas 100 teha juba Pallasena. Eks. Ja seda innukust ma soovin teile kõigile tulevikus. Nii et olge vahvad ja mida ühele kunstihariduse keskusele veel siis ikkagi soovida võib. Ja kujundage tervet Tartu linna, Eestit kõigis nendes valdkondades, millega te iganes tegelete. Indu Pallasele ja kuidas siis öelda, sellel suurel sünnipäeval. Ela 99 aastat veel.